Ise oled ära harjunud, ümberringi Venemaa. Igal pool, ükskõik mis suunas läheb, see on Saabas. Saatse on nagu eraldi osariik. Setumaal asub Saatse Saabas ehk Vene Föderatsiooni ala, mis ulatub saapakujuliselt Eesti sisse. Vastavalt Eesti-Vene kokkuleppele tohib sealt läbi sõita ja ümbersõidu vältimiseks kasutatakse seda teed Saatsest Värskasse sõitmiseks. Ma olen praegu kohas, kust Saatsesse on 5 kilomeetrit ja Värskasse 10 kilomeetrit. Praegu aga seda sama otseteed siin kasutada ei saa, kuna Saatse Saabas on vähemalt homseni kinni pandud ja ümbersõiduks tuleb siis kasutada seda sama RMK kruusateed. Viimased andmed ütlevad, et tee on suletud neljapäevani ja siis otsustatakse, et mis selle teega tehakse. Aga mul on järjest rohkem tunne, et see läheb sinnapoole, et alaliselt suletakse üldse see tee. Tohutu ring tuleb sisse. Ma tahan otse Värskasse sõita. Nüüd tuleb mul kas üle Matsuri minna või selles on asi. Kui kruusateed pidi läheb teekond pea 5 kilomeetrit pikemaks, siis asfalteeritud teed pidi Matsuri kaudu minnes on ümbersõit pea 20 kilomeetrit pikem. No kui sageli te muidu seda kasutasite seda teed? No ikka nädalas paar korda, vähem isegi tihti. No, tankimas käime Värskasse, siis vahepeal sõidad Põlvasse või siis üks kuuva sõita ikka läbi otse. Kus süüa ostate? Värskast ja siis ikka omast poest siit ja siis kui kaugemal juhtud, siis ostad ka kaugemal. Seal on valik suurem. Just võtsin külade kaupa nagu inimeste arvu kokku ja neid on, kes puudutab see nagu teema tee sulgemine ja siis see on 192 inimest. Kohalikud võtavad asja praegu rahulikult. Venemaalt võis juba seda oodata, ikka juba ammu ootasime, et kuna siis hakkab pihta, et nüüd siis hakkas sellepärast, et võtame nüüd seal Lätit ja seal kandis, et seal on see kõik juba toimunud. Ja meie kohalikud muidugi oleme siin juba karastunud. Et siin on igasuguseid hääli ja toimetamisi. Nädal aega tagasi Venemaal tehti õhuhäiret. Kuna me oleme täpselt siin kolmnurgas, siis see undamine oli ikka korralik. Siis nad teevad ju harjutusi. Küll suuremaid pauke ja väiksemaid pauke. Droonid lendavad. See on tavaline asi, nüüd me ei karda. Ometi tunnistab sealkandis kodurestorani pidav Sirje, et isegi siis, kui Saatse Saabas taas avatakse, tema enam seda teed sõita ei julgeks. Sest te kujutate ette olukorda, kui ma ikkagi trehvaks sellisel hetkel, see ongi 7, ma ei tea, kas nad on siis need sõdurid või kes seda iganes on ikkagi venelased tee peal ees. Kas sa sõidad otsa või peatud? Mitte midagi kumbagi ei tohi ju teha. Peatuda ei tohi. Ta võid leida ennast Pihkvast. Eesti riigil oleks tükk tegemise, et meid sealt tagasi saada, keda iganes. Kõik kohalikud, kellega jutu peale saime, tõid välja, et kuidas ometi ole riik siiamaani suutnud valmis ehitada juba ammusest ajast planeeritud ümbersõitu. Häbiväärne on see poliitikute suhtumine. See pisike teelõik, 3 kilomeetrit, mis sinna tuleb, see on juba aastaid. Ma ei tea, kas 10 aastat juba. Jutuks olnud, teemaks olnud, räägitud, see on ikka tegemata. Tee nüüd planeerimine, et ikka väga aeglaselt need asjad liiguvad, et selle peale oli juba ammu vaja mõelda. Läinud aasta maikuus tegi valitsus otsuse ümbersõidu ehitamiseks. Ehitus ei saanud aga alata, kuna kevadel teatas Keskkonnaamet, et maastikult leiti kaitset nõudvaid taimi ja muid loodusväärtusi ja vaja on läbi viia keskkonnamõjude hindamine. Et siin nüüd on kaalul minu meelest, et kas kohalike inimestega ja võib-olla riigikaitseline ja selline turvalisuse huvi või siis need teatud nagu taimede nagu huvi, et nad peaksid seal nagu olema. Siin võiks teha nagu väga selgeid, kelle huvid on suuremad ja kaal suurem nagu selles osas. Ja tee kiiresti valmis teha? Tee tuleks kiiresti valmis teha. Täna teatas taristuminister Kuldar Leis, et valitsus plaanib seaduse muudatust, mis võimaldaks Saatse Saapa ümberehitust takistava keskkonnamõju hindamise ära jätta. Ja seega saaksid ehitustööd peagi alata. 2 aasta pärast on Riigikogu valimised. Siiralt loodan, et seal härrad ja prouad kõrgel ja kaugel Toompeal tuleks juba mööda uut teed meile siia selgitama, miks on vaja valida neid.